Tere tulemast saatesse Eesti 100 loomaarsti. Mina olen Julia Abram. Tänane külaline on inimene, kes teeb suuri tegusid ja mitte ainult siin Eestimaa muna peal, vaid ka rahvusvahelisel tasandil. Seevastu vähesed teavad, et tegemist on inimesega, kes on pärit väga väikesest kohast nimega Kadrina. Ta õppis loomaarstiks sellel ajal, kui ülikoolis oli täpselt üks arvuti, mida hoiti lukustatud raudukse taga. See on inimene, kes on saanud mitmeid tunnustusi, keda on pärjatud nii aasta loomaarsti tiitliga kui ka Eesti Loomaarstide Koja teenete märgiga. Kas sa juba tead, kellest jutt on? No hästi, üks vihje veel. Numbrid räägivad. Ma tean, et sa arvasid selle vastuse ära. Tänane külaline on Arvo Viltrop. Kui ma kohtuks tänasel päeval ühe 7-aastase Arvoga, milline see laps oleks? Oi, hea laps. Hea laps. Mida see Hea tähendab? laps, jah. Oi, ma olin hea laps. Pahandust ei teinud? Lugesin, mängisin üksinda, ei tülitanud teisi. Kas oli õdesid-vendi, kellega koos mängida? Oli ikka, aga no minul oli, tegelikult selles vanuses ma ikka veel mängisin vennaga ka, aga meil oli vennaga ikka 5 aastat vahet, nii et see meie koos mängimine jäi suhteliselt lühikeseks, et temast sai juba teismeline ja siis ma Siis ei enam ole enam äge, ei eks ole, pakkunud talle noorema huvi. vennaga. Ja, et selles mõttes see vanusevahe võib ka väiksem olla, et see huvi Ja. kaoks selles mõttes, et Ja siis mul on veel vanem õde ja vanem vend, kes on veel vanemad minust, nii et neid ma sain tundma alles hiljem. Kas sa oled pesamuna? Ma olen pesamuna, jah. Aga kas oli tunda ka, et pesamuna? Raske öelda, ega mul ei ole ju võrdlust, ma ei ole teises positsioonis olnud, aga jah, eks ma, noh, selles mõttes ma ju sisuliselt suure osa olin ikkagi nagu üksik laps, et sai Mm. kogu tähelepanu endale ilmselt, jah. Mm. Mis vanuses tekkis selline huvi loomade vastu ja mis vanuses tekkis mõte, et võib-olla see veterinaaria on selline huvitav suund, kuhu liikuda või tuli see mõte üldse kuskilt mujalt? Ei, see tuli ikkagi suhteliselt vara juba seal põhikooli, ütleme siis jah, põhikooli faasis tekkis see huvi loomade vastu ja meil oli sel ajal oli bioloogia, oli selline õppeaine oli lausa zooloogia ja siis Mm. minu meelest oli ta, no ütleme, ta oli bioloogia ja siis see ainekursus käsitles põhiliselt siis loomi ja meil sattus muidugi õpetajaks selline suurepärane õpetaja nagu Georg Aher, võib-olla tänasele põlvkonnale see nimi väga palju ei ütle, aga ta ju on olnud väga tuntud õpetaja. Hiljem ta liikus edasi meie koolist Tallinnasse, kus ta oli ka siis Tallinna, see oli siis Pioneeride Maja loodussõprade ringi juhendaja ja tema õpilased on paljud tänased kuulsad bioloogid. Mm. Aga jah, tema seda huvi minus suuresti äratas, et ma selle loomade vastu ja sügavama huvi tekitamise annaksin nagu tema teeneks. Kas asi oli selles, kuidas ta oma õppeainet andis või mis oli see, mis sellise suure huvi tekitas? No ta oli muidugi isiksusena ka väga huvitav ja tõesti selline suurepärane just õpetaja, noh õpetaja, koolilapse mõttes õpetaja ja ta tegeles meiega, meil oli loodussõprade ring või oli siis isegi zooloogia ringiks, me kutsusime isegi lausa seda, nii et meil olid seal suured teaduslikud seminarid ja ettekanded ja aga ettekannetega kaasnesid ka pärast väiksed diskod ja tantsud, et sellega nagu olid, kogu klass oli hästi haaratud, nii et me olime väga loodushuvilised kõik selle tõttu, jah, et sellised ringitöö oli selle juurde veel.
tundub, et tal oli niisugune hästi ühtehoidev selline, ma ei tea, siis see ring, eks ole, või klass on õige, et kes käisid seal selles zooloogia, kas see võis olla tingitud ühtepidi loomulikult õppejõust, aga teistpidi ka sellest, et tegemist oli ikkagi ju väikese kohaga. et kas me räägime praegult juba Kadrina koolist või me räägime nüüd juba millestki, mingisugusest järgmisest etapist? ei, see oli ikka Kadrina kool jah, Kadrina keskkool ja me olime loomulikult koos kasvanud, kogu see klass oli ju lasteaiast peale suuresti koos, nii et me ju me olime nagu õed ja vennad, ütleme nii, et ja me käime siiamaani, käime kokku, nii et igal aastal veedame aega koos nende lapsepõlvesõpradega. mis tunne on üles kasvada sellises väikeses kohas nagu Kadrina seda on? ei, see on, noh, mina kiidan seda taevani, et see oli suurepärane ja, ja noh, ütleme, see minu meelest see põhikooli ja keskkooli lahutamine, selline radikaalne lahutamine, minu meelest see, ma ei näe põhjust, miks seda oli vaja teha, sest see lõhub ära needsamad sotsiaalsed sidemed, mis seal just eriti väiksemates kohtades tekivad ja see minu meelest ja see ei anna hariduse kvaliteedile minu meelest mitte midagi juurde. on siin midagi tõendusse, et see midagi juurde on andnud. et noh, selline ühendkool võiks sama hästi kõrvuti toimida ka sellise lahutatud gümnaasiumi põhikooliga, et ma näen just seal väikestes kohtades on sellel suur väärtus, et see oli, et inimesed olid koos. ja, noh, et kogu saab ju kasvamise. just nagu sa isegi ütlesid, et koos kasvada ja võib-olla kui on ka erinevad vanusegrupid ilusasti koos, et siis saab ka õppida üksteiselt, et ma ise olen ka pärit hästi pisikesest maakoolist, et noh, seal oli muidugi 6.–7. klassini see hariduskäik, aga ma nagu mäletan nii palju toredaid mälestusi, et liitklassid ja issand, meil oli kogu kooli üldine arv võib-olla mingisugune suuraegadel 41 õpilast, mis tähendab, et tegelikult kõik õppejõud olid nagu emad ja isad meile, et kõik hoolitsesid nagu oma laste eest, et selle väikese koha õpikeskkond on täiesti omaette klass, mida tänapäeval järjest vähemaks ju jääb, et ühtepidi tahetakse ju seda väikeseid maakoole kinni panna, teistpidi just on vanemad, kes võitlevad nende eest, et see on jah, niisugune huvitav no kogemus. meie kool muidugi nüüd nii väike ei olnud, meil oli tegelikult 700 õpilast, aga vaatamata sellele meie, ütleme, keskkooliklassid olid 25-sed, eks ole, ja Mm. noh, põhikoolis olid meil suuremad klassid küll seal kuni 40 isegi. Mm. aga vaatamata sellele jah, ikkagi see väike kogu see väike kogukond, kõik tunnevad kõiki, seal on teatud eelised, tal on omad puudused, aga seal on ka teatud eelised kindlasti. Nüüd see põhikooli lõpus tekkis selline süvendatum huvi loomade vastu. Mis hetk oli see, et veterinaaria on nüüd see valik, mis peale jääb? Kus see tekkis? no see tekkis tegelikult ka juba suhteliselt varakult ja suhteliselt pragmaatilistel põhjustel. et see oli keskkooli esimeses 9. klassis, ma julgen öelda, et see oli keskkooli 9. klassis, kus see sai otsus tehtud, et see on veterinaaria. ja põhjus oli suht pragmaatiline, et me seal sõbraga arutasime, et mis siis nüüd eluga pihta hakata, mis see eluhuvi meil on. mina ütlesin, mul on bioloogia, et ma ikka lähen bioloogiat õppima, et see on minu kirg ja soov. tema ütles, et aga mida sa mõtled siis, et kuidas sa oma perekonna ära toidad, et bioloog, vaata, kas sa tahad, pärast oled üks putukauurija, kes jah, katkiste pükste ja kampsuniga putukauurija, et millega oma pere ära toidad. Aga 9. klassis selliseid mõtteid jah, meie tegelikult panime oma elu paika 9. klassis, meie olime suured mõtlejad ja filosofeerijad ja siis oli otsus kindel, et jah, et ega ja no tuleb arvestada, et mis ajastu see oli sügav Stagna aeg, 81, 82, elasime viljastavates Nõukogude Liidu tingimustes ja meie kindel soov oli, otsustasime juba 9. klassis ära, et meie tee on, me ei taha kodumaalt ära põgeneda, aga me läheme siseemigratsiooni, meil oli selline kindel plaan, meie läheme siseemigratsiooni ja Tartusse. võtame sellise ameti, kus meid ühiskond liiga ei puuduta meisse või ei puutu meisse, et saame omaette tegutseda, nii et minu sõber otsustas minna metsameheks ja mina otsustasin minna, siis mina lähen siis loomaarstiks, loomaarst ka töötab omaette, seal teeb oma tööd ja siis valisime välja ka väike
metsatalu koht oli välja vaadatud, kuhu ma oma maja ehitan ja kus ma hakkan elama. nii et äge, seal aga selles käimine ei mõttes, muutu. et saite ju koos EPA-s õppida siis. Ja siis õppisime koos EPA-s ja, ja, ja selline september 83 algas koolitee või ülikoolitee veterinaariasse. jah, ja siis 83 sai sisse astutud, jah. mis olid sellised esimesed emotsioonid õppetoolist ja kogu sellest õppeprotsessist veterinaarmeditsiinis? ei no suurepärased, suurepärased ju ikkagi, noh, tulid suhteliselt väiksest kohast ikkagi, said Tartusse ja Tartu oma kogu oma ilus ja uhkuses. Ja siis kõik need iidsed õppehooned, eks ole, seal 19. sajandist pärit zootoomikum, seal on, astud sisse, tunned ajaloo hõngu, näed, lõhna. kuidas seinad, kuidas õhk sind harib ja seinad kasvatavad ja loed grafitit sealt pingi pealt 1868, mõtle, taevasarm, siin on 1868, sama pingi taga üliõpilane istunud, see no, mõjus väga samad pingid ka, eks mürgavalt. ole, et tänapäeval sellist nalja enam ei ole, et sul on nii vanad pilk, samas 86 ja no ikka vahe ikka on jah. üle ikka jah, 120 aastat tagasi oli keegi siin ja kraapis oma aastaarvu siia selle pingi sisse, et see see oli jah, väga sedasi ülendav ja tundsid, et oled õiges kohas. see on ja nii siis vahva, kui õppejõud, valgetes kitlites õppejõud ikka ja väga jälle nagu uhke hästi nagu loomulikult. korralik ja viisakas, eks ole. Ja, ja siis oli kord ka kindlasti hoopis teistsugune, et alles hiljuti rääkisime siin paari teise õppejõuga ka, et enam ei ole neid aegu, kus kuidas nüüd viisakalt öelda, et need asjad, mis vanasti olid lubatud, siis tänapäeval kohe kindlasti ei ole lubatud ja vanasti all ma mõtlen sellel ajal, kui mina õppisin, mis ei olnudki tegelikult ju nii väga ammu, et see areng ju on metsik ja praegult ka, et kui võrrelda näiteks, ma nüüd ei tea, kas oskate niimoodi näidet tuua, et esimene kursus siis ja esimene kursus nüüd, mis on sellised suurimad erinevused? no eks me olime ikkagi tol ajal no, väga distsiplineeritud ja noh, nõuti ka seda ikkagi, kui õppejõud sisenes, siis tõusti püsti, eks ole, ja tervitati sel moel õppejõudu ja siis läks loeng lahti. aga ma ei ütleks, et ma seda väga tagasi igatseksin, et ma ise olen ka selline, olin lapsena noorena selline mässaja hing ja eks seda mässu ja protesti oli selle vastu ju ja eks sellest ka see mõte, et me peame sisemigratsiooni minna, et sellises ühiskonnas nagu elada on üsna keeruline ja raske, vabadusi ei ole, eks ole, et jah, ei noh, seda küll kindlasti ma taga ei igatse, et selline no muidugi jah, see õppejõudude no, ütleme siis jäägitu usaldamine, et sealt tuleb ainult õiget juttu, et noh, seda ka ilmselt jah, keegi tagasi ei igatse. et ikkagi kriitiline meel peab olema, mida peab tunnistama, et ega no jällegi pean tunnistama, et ma seal vahel ka patustasin selle vastu ja seadsin õppejõudude sõnad vahel kahtluse alla. nagu ma just mõtlengi, et peab ikkagi nagu olema julgust ja iseenda nutikust ka, kui julgeb üldse seada õppejõudude sõna kahtluse alla ja siis ma just mõtlen, kuidas see protsess või sealt lahti hargneda, et kas selline konfrontimine käis nagu õppejõu, nii et õppejõud teadis sellest või ta käis rohkem niimoodi tagavahetunnis? esines ka seda, et see toimus vahetult ka selles seminari käigus. Ma ütlesin, et pole võimalik, kuidas see on võimalik. ja kuidas õppejõud reageerivad sellisele mässumeelsusele? ei, midagi hullu ei juhtunud. Läks hästi. ma ise kujutan ette, kui ma mõtlen ennast sellesse aega, siis kõik konspektid käisid käsitsi, kirjutamine dikteerimise peale, eks ole, niisugune hästi päheõppimine, materjali, kust juurde õppida, oli pigem vähe. jah, ega seda ei olnud, et kui me võrdleme mõni seda õpik oli jah. jah, et seda aega ja tänapäevast aega, et tänapäeval on lihtsalt nagu neid võimalusi ja võib-olla ka võimekust õppida rohkem ja issand, ma trükin kindlasti oluliselt kiiremini, kui ma ever käsitsi jõuaks ära kirjutada. et selles no absoluutselt, et mõttes väljakutsed. ma olen seda alati öelnud, et
me küll väga, meie põlvkond siin ütleb, vaadake, kuidas meie õppisime ja kuidas me kõike teadsime ja oskasime, ja siis ma toon oma sigimisõpetuse konspekti, see on 48 lehekülge ja see oli kogu tarkus, mis me semestri jooksul üles kirjutasime ja pähe ajasime, 48 lehekülge. Mhm. Tänapäeval tudengid õpivad 480 lehekülge raamatuid, eks ole, käiakse materjal läbi. Et Jah, see ei ole üldse võrreldav, see teadmiste maht, mida me täna nagu eeldame, mida tudengid omandavad, mida me tol ajal omandasime. Ja mhm. see, noh, muidugi tol ajal see loengul oli hoopis teine ju eesmärk ja loeng oli tõesti see koht, kus toimus ka õppeprotsess, sest õppejõud dikteeris, meie kirjutasime üles ja Mhm. see on õppeprotsess. Me kirjutasime sedasama tarkust läbi, aga no kui palju sa jõuad sellega, eks sa jõuadki semestri jooksul 48 lehekülge ja ongi kõik. Et jah, see, mida me õppisime, tõesti, see võib-olla jäi meile hästi pähe, aga seda ei olnud liiga palju, mida me seal ikkagi teada saime. jah, jah, Aga selles meditsiin oli lihtsam ka tol ajal, nii et ei olnudki nii et, palju vaja. et nii palju on muutunud ka ja siis oli rõhk põllumajandusloomadel, eks ole, nüüd on väikeloomad ja mitte lihtsalt koer ja kass, vaid siin on juba eksootikud ja linnud ja noh, kõike tuleb sisse, Ja, pluss ja. kõik need huvitavad teemad nagu statistika ja episotoloogia ja pooli selliseid aineid polnud ollagi, eks ole. Ei olnud jah, et Ja- aineid on tohutult juurde tulnud, meie õppisime põhiliselt veisemeditsiini, natukene sinna juurde ka seameditsiini ja siis õige natukene koerakirurgia oligi kõik. Mm. Nii et No siin vot. Ja tegelikult jälle, kui palju on pidanud see vanem põlvkond juurde õppima, et tänapäevases maailmas hakkama saada. Et ja, ma ise ka, ma olen nii kohutavalt tänulik ja noh, ma ei oska muud moodi arvata ka, aga et ma olen veel see vahepealne põlvkond, kes sündis ilma telefonita, sai kuskil 7. klassis telefoni kätte, siis see ussimäng ja Tetris, eks ole. Ja et nagu milline maailm oli siis ja milline see maailm on nüüd ja nagu mõlemast maailmast ja kui mõelda, et minu isa, kui tema sündis, siis veel sõideti kaariku ja hobusega, eks ole, et autosid oli nagu vähe, et noh, lihtsalt kui meeletult kiire areng on toimunud. ja. Normaalne. Ja ma just mõtlen, et sina ka, kui nüüd niimoodi tagasi mõelda, et kus kohas see niisugune tekib. jah, eks see selline plahvatuslik areng, ilmselt see tehnoloogiline areng ongi see mobiiltelefoni tulek ja pärast seda läks kõik nagu veerema. kui mina tulin siis nüüd pärast lõpetamist, lühiajalist praktiseerimist, tulin ülikooli, siis meil oli arvuti sellesse, ma tulin, eks ole, siis põllumajandusülikooli leukooside uurimise gruppi tulin tööle, siis arvutit oli üks ja seda hoiti raudukse taga. oli raudukse taga ja selle juurde oli ühel inimesel võti. ja üks inimene tohtis seda arvutit sisse lülitada. et see algas arvut oli niimoodi. kindlasti oluliselt suurem ka kui see väike jubin siin, et No jaa, pool ta tuba oli oli, vist arvutit aga ta oli juba kõva kettaga, nii et selles mõttes oli arenenud värk. kas, Ei olnud kas oleks kopipüsti. jagada mõnda niisugust toredat või meeldejäävat või niisugust jagamisväärset lugu ülikooli ajast? Kes oli see kamraad, kellega kogu aeg sattusite toredatesse olukordadesse? Eks meid oli seal terve hea punt, kellega me seal koos, koos tegutsesime ja möllasime, aga eks mul midagi nüüd kohe otse, neid on igasuguseid lugusid, mida kõiki ei kannata päevavalgele tuua. aga, aga jah, et meil on minu kursuse õdedest-vendadest on ju siin Priit Päkk on ju praegu teaduskonnas või instituudis Mhm. ja Esta Nahkur on, nii et meil on siin lausa 3 inimest meie kursuselt on praegu teaduskonnas ja Priit Päkaga me oleme jah, olnud ka tudengipõlves nii-öelda kamraadid. Estaga olime rühmakaaslased, nii et eks me oleme siin jah, siiamaani, kuidas siis öelda,
sealt koos. läkski läbi. Ja, jah. Kus hetkel tekkis mõte, et ülikooli jääda ja see doktorantuur teha, et see on nagu reaalne suund ja plaan, et ei tekkinud soovi minna põllumajandusse, noh, erapraksiseid ei olnud siis, aga kuskile solvhoosi, kolhoosi. no vot, ega ei olnudki, ma ikka sõdisin selle teadlaseks saamisele väga ägedasti vastu, et Rõõm tahtsin ikka väga, kuulda. ikka tahtsin väga praktiseerivaks arstiks saada, kindel siht oli silme ees. Tudengina ka pakuti ju võimalust lõputööd teha, minust ei, mina lõputööd küll tegema ei hakka, mina teen ikka lõpueksami, minust saab praktiseeriv arst. Ja ma olin ka kolhoosist suunatud ja mul oli kindel plaan minna kolhoosi tagasi. noh, aasta oli siis 1990, oli perestroika ja Aeg, majanduslik jah. revolutsioon. Nii et kolhoosid hakkasid uksi kinni panema, nii et ma õnneks või kahjuks, pigem siiski õnneks, sinna kolhoosi ei pääsenud, vaid anti mu diplom vabaks. Tol ajal olid suunamised ja siis ma olin suunatud sellest kolhoosist ja kuna seal kohta enam ei olnud, siis ma sain diplomi vabaks ja siis minust sai tegelikult eraloomaarst, nii et ma olin Eesti teine eraloomaarst pärast esimest Eesti Vabariiki, ametlikult eraloomaarst. See on Nii et huvitav. jah, meil oli Rakvere rajoonis oli selline edumeelne veterinaarkeskuse juhataja seal, Pentti Irval, loomaarst Pentti Irval Pentti, ja tema siis viis sisse sellise uuendusliku asja nagu eraloomaarstid. Üks loomaarst juba tegutses enne mind, kui mina läksin, ja siis minust sai teine ja mina hakkasin teenindama ühte sellist piirkonda, mis oli siis, kolhoos oli läinud tegelikult laiali, ta läks nagu siis, kolhoos läks seal laiali ja see kolhoosi keskus jäi nagu vallana tegutsema, justkui nagu, jah, ta vist jäigi Saksi osavallana, siis jäi tegutsema ja need ettevõtted moodustasid ühistud, kooperatiivsed sellised. Mm. Kõik need farmid, eraldi farmid muutusid seal ühistuteks. Nii et mina hakkasin seda piirkonda seal teenindama nii-öelda siis vallaarstina, kuigi ma vallalt mingit palka ei saanud, aga mulle anti ruumid, kus ma sain oma kraami hoida ja mulle anti ka isegi üks Moskvitš, pirukas, millega ma sain ringi sõita. Nii et suurepärased tingimused, nii et anti kohe algkapital kätte ja ma võisin hakata siis hinnakirja alusel raha teenima nende ressursside arvelt. Ja peab tunnistama, aga tollel ajal Moskvitš oli ikkagi suur asi. No see oli ikka See, et suur sul asi. üldse auto oli juba suur asi. Jah, see oli Ja ikka. Moskvitš väga tänuväärne masin, sest et meie peres viidi kõik loomad sellega ja toodi üks poni meile, väike hästi tige poni, kes pärast ära vahetati pesumasina vastu, sest et jube tige oli ikkagi. Et Jah, kõik toodi selle sama väikese pirukaga ära, nii et, või isegi mitte pirukas, ta oli nagu see normaalne auto nagu ilma kastita. jah. Ja siis see oli meil see, nagu öeldakse, see kuudiga kaubikuks ümber tehtud Moskvitš. Nii et väga viis sõiduriist ja telefoni mul ei olnud, aga selle eest oli Moskvitšis oli raadiosaatja, nii et ma sain sellega ühendust võtta. Nii, ja mis hetkel siis tuli see, et ülikooli tagasi doktorantuuri ja noh, teadlaseks? Või siis... Jah, no vot siis oligi nii, et töötasin seal rõõmsalt loomaarstina ja mul oli ka isegi väike loomapraksis lisaks seal, Tapva linn oli kõrval, nii et mul oli täitsa, elasin uhket elu ja ka ühel päeval siis saabus delegatsioon teaduskonnast. Professorite delegatsioon saabus. Nii et selgus, et meil on vaja leukoosigruppi juhiks uut inimest ja siis millegipärast mõeldi, ma ei tea, mille pärast, mõeldi minu peale. No ma olin cum laude lõpetanud, ma olin tubli lõpetaja olnud. Ja siis delegatsioon saabus minu vanemate koju. Ma ei tea, kas nad ei teadnud, kus mina elan, aga läksin mina õhtul siis vanemate koju, ma käisin sealt läbi, ma isegi ei tea, äkki ma ikkagi sain kuidagi teate, et minule on tulnud külalised. Ja läksin kohale, seal oli siis professor Parre ja professor Suuroja ja dotsent Pärn muidugi, minu kursuse juhendaja. No ja delegatsioon oli kohal ja ütles, et nüüd vaadake, nüüd on vaja, ikkagi oleks vaja meil, nüüd on ikkagi vaja mõelda selle peale tõsiselt tuleviku peale.
no see oli juba aastal siiski küll 1991. et ma ikka jõudsin aastakese praktiseerida eraloomarstina. Mhm. aga ma ja korra mina ei tea, mis meile siis ikkagi, vaatasime abikaasale seal üksteisele otsa ja, ja see sai selline hull otsus tehtud, et tuleme Tartusse ära. mis tunne oli, kui selline delegatsioon ikkagi ukse taha tuleb ja ütleb, et Arvo, meil on sind vaja? no eks ta natuke pani mõtlema jah, et äkki siis tõesti on äkki minus midagi on siis kui, kui seda on märgatud, et äkki on mingi potentsiaal olemas, jah. ja siis jah, nii me seal mõtisklesime ja kuigi ma olin oma praksisega väga rahul, ma teenisin väga head raha, pean tunnistama et ikkagi eraettevõtlus tasus ennast igati ära, mul oli korralik 3-toaline korter ja eks ma siis ju ka selles mõttes ütlesin ka omad tingimused, et ma olen nõus tulema, ma olen nõus palgas tagasi andma midagi, mida ma muidugi andsin, kõvasti palgas andsin tagasi. aga ütlesin, et ma olen nõus siis tulema, kui mulle elamispind samaväärne Mhm. saab siis vastu. Ja lõpuks see siis ka korraldati ja organiseeriti mulle see elamispind ja siis see sai teoks, kuigi see ka oli vahepeal tekkis juba kahtlus, et kas ikka saab teoks, aga 93. aastal siis ma tegelikult kolisin Tartusse ära, jah. no ja siseriikliku immigratsiooni lubadus sai nagu täidetud sellega. no selles mõttes jah, et oma kodukohast sai emigreeruda, aga, aga, aga seda, et metsavennaks hakata, et see plaan jäi katki siis selle peale. Tõesti. jõuab veel kuidas need siis esimesed aastad selles uues positsioonis, sest et ma tahaks tegelikult teada, kuidas sa jõudsid sigade Aafrika katkuni, sest et selles valdkonnas on sul väga märkimisväärseid teeneid ja noh, peab ju mingi huvi ka olema selle asja vastu, et kuidas see transformatsioon sinna jõudis? no eks see ju leukoosiegrupp oli ka ju infektsioonhaigused ja see leukoosiegrupp ju tegeles tegelikult suuresti küll labordiagnostikaga, aga sellega käis kaasas ka epidemioloogia, et kogu see tõrje küsimused sealjuures nakkushaigusest laiemalt, tänu sellele ma hakkasin lugesin palju ja sain sellega tuttavaks. lisaks mul tekkisid, noh, nii nagu mulle lubati, et seal on suured võimalused. Tõesti tekkiski võimalus minna Taani praktiseerima, mitte praktiseerima, ütleme siis stažeerima, ütleme nii. Ma olin 2 perioodil Taani laborites ja uurimisinstituutides, just nakkushaiguste laborites, instituutides olin stažeerimas ja seal ma puutusin juba kokku ja jällegi nende samade küsimustega, nakkushaiguste tõrje, sealt tulid juba teised veiste haigused, veiste nakkused tulid päevakorda, nii et sealt sain ka idee veiste viirust ja röa alal uurimist alustada. nii et kõik see nagu viis samm-sammult selles suunas ja siis tuli jällegi võimalus minna just epidemioloogia kursustele Põhjamaades. Ja seal toimus siis nagu see suurem valgustumine, et epidemioloogia on ikka see õige asi, et laboriteadus on ka väga huvitav, aga noh, laboriteadus oma olemuselt ka on epidemioloogiaga tihedalt seotud, nii et kõik see nagu üks viis teiseni ja lõpuks siis nagu epidemioloogia jäigi peale. aga nüüd need inimesed, kes ei tea sellest terminist mitte midagi, sest et kuulajaid on ka mitte veterinaarse taustaga või need, kes alles mõtlevad, siis mida tähendab epidemioloogia? no epidemioloogia tähendab haiguste, ütleme siis haiguste uurimist populatsiooni tasemel, nii-öelda rühma tasandil, ütleme siis suuremat pilti haiguste levikust ja nende põhjustest populatsioonides. nagu Karjades, hästi väike rahvas. tasand, hästi väike analoog, jah, täpselt, et farmis või siis need, kellel on lapsed, teavad, et väga huvitav on uurida populatsioonis nakkuste levikut lasteaiarühmades ja lasteaedades või Ja, koolides. Et seal alati on nagu näha sellist. ja, Mm. et see on, mis käib üle rahvaste, Mis käib haigused, mis ära? käivad üle rahvaste, on epideemus.
vanasti ei olnud Exceli tabeleid ja tänapäeval käib kõik peaaegu Excelis või mingisugusel Exceli põhisel tarkvaral. kuidas siis neid numbreid kokku aeti? mis see nagu just see metoodika oli? eks ikka tabelarvutus oli ka tol ajal olemas. loomulikult tehti tol ajal väga palju paberi peal ja ka arvutite areng oli ju alles algusjärgus sel ajal, kui mina ka õppisin, aga mina juba oma õpingute ajal sain ka arvuti hiirt puutuda. oli mingi hiire moodi asi olemas, aga sain teada, mis on kursor ja kuidas on enter ja kõik need delete ja need kõik nupud õpetati meile juba ülikoolis tegelikult selgeks, nii et kui ja sellest oli väga palju kasu, et näiteks arvutihirmu kui sellist pole ma kunagi tundnud, et sellest arvutihirmust sain juba siis ülikooli ajal kasu üle. Aga jah, et tegelikult need tabelarvutusprogrammid tulid ikkagi väga kiirelt juba seal algselt olid küll, ei olnud just Excel, aga oli Exceli eellane üks tabelarvutuse programm oli, mida me juba epidemioloogia kursusel, millel ma esmakordselt 94. aastal siis osalesin, et seal juba sellega toimetasime, nii et ma tegelikult seda paberi peal arvutamist liiga palju pole pidanud tegema. Mm. ja Nii siis et, aga jah, tegelikult kalkulaatorid olid muidugi ka, käsikalkulaatorid olid ka küllaltki võimsad ja igasuguseid huvitavaid asju sai nendega juba teha ka tegelikult. ma usun, et ei läinud palju mööda aega, kui kästi juba tudengitel hakata loenguid pidama. kas, kas see esimene loeng on ka meeles? et mis tundega sinna või need esimesed loengud, et mis tundega, kuidas see Ja ettevalmistus ma pean käib? tunnistama, et ei ole väga hästi meeles väga hästi ei ole meeles, aga ma alustasin vist tõesti alles küll 96. aastal õppetöö läbiviimisega doktorikraadi, jah. Mul üliõpilastega. tabel ka ütleb, et 96. aastal. Ongi nii, jah. ja. Ma seda mäletan vähemasti ja ma alustasin tegelikult veterinaargeneetikast, veterinaargeneetika õpetamisega. Mm. Ja põhjus oli selles, et minu magistritöö, ma tegin ju teadusmagistri kraadi ka kaitsesin mingil hetkel, kas ka oligi 96 äkki, no siin ütleb, et 95. 95 isegi, natuke varem, jah. Ja see oli, kuidas siis ütleme, populatsiooni geneetikast. ikka populatsioon oli kogu aeg ja Ülo Pavel oli minu juhendaja. Ja juba see populatsiooni geneetika juba omakorda viis nagu mõtteid rohkem sinna populatsiooni suunas. Ja kuna Ülo Pavel on ju ka meil oli ju geneetik, üks esimesi geneetikuid Eestis üldse ja tema mõjutas mind ka väga tugevasti just see teadlaseks olemine, teadusliku mõtte osas, et kuidas see teadlane mõtleb ja kes see teadlane on ja kõigest sellest arusaamine, ma ütlen suuresti on tänu temale mul tekkinud. ja igal juhul tema oli nagu algselt selle veterinaargeneetika õppejõud, aga noh, ta oli juba vanem mees ja tervis ei lubanud tal seda tööd enam teha ja siis ma võtsin nagu need loengud temalt üle. Nii et siis oli see veterinaargeneetika, eks ta oli, noh, mida ma ütlen, et võib-olla ta pigem oligi see, et mulle nagu üldises plaanis jääb meelde see, et nagu suuresti nagu ise ka õppimine, et nagu see väga paljud noored õppejõud ütlevad, et sa õpid tegelikult seda ainet, mida sa õpetad ise siis, kui sa õpetad seda, et siis õpid kõige rohkem. Ja eks ta oligi selles mõttes suuresti õppimise aeg ka. Ja tol ajal ei olnud ju PowerPoint alles tuli. Meil olid siis olid need projektorid kõik tuli vaja fooliumi peale, mitte Need olid vaja ette valmistada kuidas neid käsitsi. nimetatakse nüüd, vot ei ole, need on need Dataprojektorid. lüümikud olid need, lüümikute peale. Aga neid oli algselt, meie olime juba nii kaugel, et neid sai trükkida, et me ei pidanud. Ja mina mäletan, issand, et meie saime ka veel mingitelt õppejõududelt, samamoodi nendelt dataprojektoritelt ja ma mäletan aastaid hiljem, kui ma sattusin ülikooli peale jalutama ja ma nägin, et härra Andrianovil see oli vist Enn Ernits, et tal oli PowerPoint, siis minu jaoks tundus see lihtsalt nagu, oh my god, kui palju on aeg edasi liikunud. Et lõpuks on temal ka PowerPoint, et see oli kuidagi nagu, minu jaoks tundus, et noh, never ei juhtu.
jah. aga jaa, nii huvitav. Nii, geneetika ja sealt see epidemioloogia ja mis hetkel, sest et minu ülikooli ajast on meelde jäänud härra Viltropi lause, numbrid räägivad Jah, minuga kõnelevad ja numbrid. sinuga, et millal see tekkis, millal see no see tekkis siis, kui ma olin juba epidemioloogia, tegelikult epidemioloogiat ma ju hakkasin õpetama pärast seda, kui ma tulin tagasi, ma käisin vahepeal ülikoolist ära. mm, meie leukooside uurimisgrupp, noh, majandusraskused, nagu te mäletame, 90ndatel aastatel olid väga rasked majandusvalud ja ülikoolil ei olnud enam võimalik seda rahastada, meie tegevust ja ka see me, noh, tegelikult me tegutsesime ju ka suuresti teenuse pakkumise pealt ja need lepingud, teenuselepingud ka uue korra saabudes, kapitalismi saabudes, need kuivasid kokku, et meie grupp liikus suures osas siis veterinaar- ja toidulaboratooriumisse, mis siis ka asutati seal 97. aastal või mm, 6. aastal, 96. aastal vist ja siis 97. aastal liikus peamaja üle ju ka Tartusse, nii et siis ma liikusime leukooside uurimisgrupiga hoopiski veterinaar-toidulaboratooriumi egiidi alla. nii et mhm, ma töötasin pärast seda siis 7 aastat veterinaar- ja toidulaboratooriumis, kuni ma olin oma doktoritöö ära kaitsnud ja 96. aastal ma astusin doktorantuuri mhm. ja siis Ah, 2002. aastal kaitsesin ja pärast seda tulin tagasi, tekkis võimalus tulla tagasi teaduskonda mhm. 2003. aastast siis, kui Ja ma juba, jõudsin. juba selliseks suureks bossiks, jah? ja siis kohe jah, dotsendiks, nii et kuna kraad oli kaitstud ja aeg oli selline, see oli nagu siis meie põlvkonna kuldne aeg, et kes aga kraadi ära kaitses, kohe dotsendiks sai valitud, nii et suurepärane võimalus, kuidas ma sain sellest ära öelda. Mhm, ja siis algselt ei olnudki plaanis, et ma hakkan õpetama epidemioloogiat, aga jätkasin veterinaargeneetikaga veel mhm, paar aastat ja 2004. aastast siis avasime tegelikult selle veterinaarepidemioloogia õppeaine ja põhjus oli selles, et meil oli käinud just ju EAEV, EAEV visiit oli meil olnud ja siis juhiti tähelepanu, et meil selline õppeaine nagu kvantitatiivne epidemioloogia õppekavas puudub. ja mina ütlesin, aga vaadake, mina olen ju see mees, kes seda teemat valdab. mhm. ma olen nõus kursuse avama. ja siis ja ma just õnnestus. mõtlesingi, et kas oli nagu mingisugune ühiskondlik, et kas kuskil oli nagu areng jõudnud sinnamaale, et nüüd sellest ainest on puudu, aga kui juba tullakse niimoodi mainima, eks ole, et siis. ja see oli seoses sellega, et me hakkasime ju taotlema EAEV Mhm. ehk siis Euroopa loomaarstide See õppeasutuste akrediteerimine, tunnustust jah. ja assotsiatsiooni tunnustust meie õppekavale ja õppekava oli vaja vastavusse viia Euroopa Liidu, võime siis öelda, nõuetega Mhm. ja seal on see üks selge rida, kvantitatiivne epidemioloogia, tänapäeva epidemioloogiat on vaja ka tudengitele õpetada. ja kuna mul ettevalmistus oli suurem, ma ütleksin, ma ise arvan, et väga hea ettevalmistus oli saadud Põhjamaade kursustelt, Mhm. pean seda oma teiseks ülikoolihariduseks, mis küll saadi, ütleme siis kokku 6 nädalaga. noh, No väga kui tugev 6 kuuga alus. saab trammijuhiks, siis 6 nädalaga võib epidemioloogiks ka välja õppida. et siis ma mõtlen, ega intensiivne õpe, ega sellest ei saa üle, et see alati aitab, et väga fokusseeritud ja intensiivselt. jah, 6 nädalat, miks mitte, saab küll. sai alused sealt selgeks ja tegelikult, kuna mu doktoritöö oli ka ikkagi suuresti epidemioloogiaga seotud, siis ma olin seda hakanud ka praktiseerima, seda epidemioloogiat, nii et seeläbi siis ma tundsin ennast piisavalt ettevalmistunud olevat, et seda kursust avada. ja see, mahutasime selle õppekavasse ära ja siis sellest ajast peale olen ma sellega tegelenud. Mm. ja no lisaks siis ka veel riigi veterinaarmeditsiin tuli juurde ja see puudutas siis seadusandlust ja veterinaarjärelevalvet ja see on ka epidemioloogiaga suuresti seotud. Mm. tauditõrje eelkõige siis, eks ole, need küsimused.
nii et sellega sai siis mul koormus täis. Mm. protsendi Aga koormus, jah. olla õppejõud, kas see on selline asi, mis oli nauditav sulle? No ütleme nii, et ega ma ei pea ennast nüüd mingisuguseks suurepäraseks õpetajaks, et ma siiski pigem ma naudin ja eelistan seda teadlase poolt oma tegevuses, et see teaduse tegemine on nagu ikkagi see põhiline minu jaoks siin ülikoolis ja see õpetamine on, ütleme siis siiski suuresti see, mida sa pead siis nagu tagasi andma selle võimaluse eest, et sa saad teadust teha. Mhm. jah, et et teadus ja õppetöö käivad ju käsikäes, et sa ei saa päris niimoodi, et sa ühte teed ja teist ei tee. Vähemalt mulle on jäänud selline mulje, et ülikoolis väga ei saa teistmoodi. no saab ikka, kui üliõpilasi ei ole, siis ei õpeta, eks ole. Meil veel üliõpilasi on õnneks, nii et. aga jah, eks ta nüüd jah, nendel ametikohtadel nagu on need professorite ametikohad, seal see õppetöö on meile ikkagi jah, ametijuhendisse sisse kirjutatud, nii et eks me oleme sunnitud seda tegema. Ja kuidas siis see sigade Aafrika katk ikkagi niimoodi nagu lauale sattus, et kas oli oma initsiatiiv, oli näha, et ikkagi riigi olukord oli selline, et oli vaja seda uurida või noh, ma just mõtlen, kus see esimene samm tuli selle? eks me tegelikult, ma olen olnud, kuna ma tulen laboratooriumist ja see läbi selle laboratooriumi, noh, ma olin 7 aastat, päris pikk aeg olin laboratooriumis ja seal laboratooriumis olles ju laboratoorium on ka ju partneriks ametile, veterinaarametile oli kogu aeg partneriks ja kuna ma laboratooriumis ka vastutasin loomade infektsioonhaiguste diagnostika eest, aga noh, kuna oma epidemioloogia taustale, siis ma andsin ju kogu aeg, olen olnud ka noh, nõuandjaks, nii kui nii võib öelda, tauditõrje küsimustes ja järele, ütleme siis seire korraldamise küsimustes ja siis noh, see nagu loomulikult, kui nüüd see uus probleem üles kerkis, siis ka meie poole no võin ma äkki öelda, et minu poole pöörduti nende küsimustega, et mis nüüd siis on ja kuidas saab ja mis me peaks tegema ja, 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 ja kutsuti siis nagu ta kaasa sellesse meeskonda, kes seda probleemi siis hakkas nagu Eestimaa kontekstis lahkama. ja noh, see oli ka mingis mõttes Euroopa-poolne soov, et teadlased oleksid kaasatud sellesse protsessi ja siis noh, kuna minul see infektsioonhaiguste epidemioloogia minu valdkond on, siis ma paratamatult sellesse ka sattusin. nii et epidemioloogias on need olukord paraku selline, et me liigume sinna, kus on probleemid, eks ole. ja ega see jah, kõike me otseselt oma valida ei ole, enda valida ei ole, millega sa tegeled. Probleemid määravad suuresti selle. Nagu ma just mõtlen, et selles mõttes, et töö sai nii hea, nagu nii hea, et Eesti Loomaarstide Ühing pidas vajalikuks ära märkida 2007. aastal kohe niisuguse aasta loomaarsti tiitliga. jah, see oli mulle suur üllatus, jah, tõesti, ja väga suur au mõistagi, kui kolleegid sedasi tunnustavad sind. aga jah, ma ei oska isegi kuidagi hinnata, et kust see, miks ja kuidas ja miks seda just niimoodi tunnustati, aga ilmselt ma kuidagi olin seal pildil tol hetkel mingil määral, nii et jah, aga no mis ma pean tunnistama, et ega nüüd midagi revolutsioonilist ei ole ju siin avastanud ega tuvastanud, aga jah, mida me vähemasti võime öelda, et mida me hästi tegime, et me analüüsisime andmeid väga põhjalikult ja sellest sest et jälle numbrid räägivad. jah, et sellest on kogu maailm ilmselt päris palju õppinud, et see kokkuvõte, mis me tegime ja publitseerisime nendest kodusigade puhangutest Eestis, et see on üks väga-väga palju tsiteeritud töö. mis on ju omaette väga suur au, sest et see, et sinu tööd tsiteeritakse, on teadlaste maailmas ikkagi märkimisväärne. Kas pole? jah, see on see kvaliteedi mõõdupuu.
mis jah, selles mõttes ega sigade Aafrika katku alased teadmised on olnud ilmselgelt kasuks kogu Eesti rahvale ka nüüd sellel aastal, kus on tegelikult sigade Aafrika katku olnud väga palju. Väga laastav on kogu see asi olnud ja eks on kutsutud ka sind väga mitmel korral erinevatesse saadetesse kommenteerima olukorda. Kas me saime hästi hakkama see aasta, seekord sigade Aafrika katkuga? no kokkuvõttes võiks öelda, et pigem mitte. Aus. me ei saanud hästi hakkama, sest see puhang oli palju suuremat hävingut toov puhang võrreldes sellega, mis oli 2015. ikkagi selles mõttes me ei saanud hästi hakkama. No kas oleks saanud midagi paremini teha, see on ka omaette küsimus. Et ikkagi, kui me täna üha rohkem jõuame nagu selgusele, et siin ikkagi ilmselt putukad seda nakkust levitavad, et nende putukate kaudu leviku tõkestamine ongi äärmiselt keeruline. Ja olukord on selles mõttes muutunud, et kui me võrdleme 2015, 2016, siis meil tänaseks on küll seafarmide arv oluliselt vähenenud, aga need üksused on kõik muutunud palju suuremaks. Meil on sigade kontsentratsioon ühes üksuses palju suurem, kui oli siis 2015. Ja me juba teadsime siis 2015, me näitasime seda, et mida suurem on üksus, seda suurem on nakatumise risk. Et sellega meie nakatumise riskid ka suurenesid koheselt, kui nakkus hakkas metsas kiiremini levima. Ja paraku meil ei õnnestunud seda levikut metsas tagasi hoida. Ja nüüdki ju oli alles mingisugune puhang, mis on väga harukordne, et nii hilja aastas, novembrikuus vist, räägiti veel, et metsas seda sigade Aafrika katku liigub. Ja no metssigade hulgas ta levib aastaringselt, siin ei ole nagu küsimust, aga nüüd leiti siis kodusea jäänused metsast. Need olid kodusea jäänused, mis on eriti halb. Põgenenud siga või ta on Ära surnud või siis tapetud kodusea jäänused metsast leiti, mis olid siis katkuviirusele positiivne, mis tähendab, et meil on salaseapidajaid. See näitab seda, et meil on salaseapidajaid ja nende salaseapidajate hulgas on siis samuti neid puhanguid esineb, millest meie midagi ei tea, mis on eriti halb olukord. Ja tegelikult nad peaks kõik olema vist PRIA arvel, eks ole, et just selliseid olukordi vältida, et me teame. Jah, et sellesama Saki kontekstis minu arust täielik õudus on need väikesed minipõrsad, keda peetakse ja käiakse a la pargis nendega jalutamas, et no on ju vaadata, aga tegelikult üks tiksuv. No just nimelt ja tegelikult on see oht muidugi eelkõige nendele minisigadele, et no ma arvan, et nendest minisigadest see nakkus kaugemale väga ei levi, aga see minisead ise on väga suures ohus praegusel hetkel, eriti suveperioodil. Eriti suveperioodil, jah. Mis edasi sai, sest et kui ma vaatan nüüd seda CV-d siin oma teise ekraani peal, siis on olnud mitmeid positsioone ka instituudis, mis on olnud sellised juhtivad. Kuidas see juhtimise kogemus või juhiks olemine on mõjutanud sinu vaateid üldse elule? Jah, see juhtimine on millegipärast käinud minuga kaasas nagu ütleme sellest ajast saadik, kui ma ülikooli saabusin. Et selles mõttes nüüd, kui ma olen nüüd teaduskonnas või nüüd instituudis õppetooli ja osakonda juhtinud, siis ma nagu selles mõttes mingit väga uude rolli sellega ei sattunud. Ja sest ma tulin ju tegelikult ju kohe ühe üksuse juhiks ja ma pidin hakkama noore mehena seal nagu juhtimisega tegelema ja muidugi õppima seda. Ma arvan, et kõik oma juhtimise oskused, kui need üldse eksisteerivad, siis ma nad selle esimesel perioodil nagu omandasin. Ja ma nagu sain ka kohe aru, et akadeemilises keskkonnas juhtimine on hoopis midagi muud kui kusagil mingisuguses ärikeskkonnas juhtimine. Et siin
ei saa käskude ja keeldudega väga kaugele ei jõua, eriti akadeemilise personali osas. Et ikkagi siin on nagu, ma olen seda alati võrrelnud, et ülikool on ikkagi, kust ta pärit on, ülikool on pärit ju kloostrist, eks ole. Ja siin see kloostri loogika kehtib ka siin, et kõik on siin omal vabal tahtel ja tegutsevad siin oma sisemisest motivatsioonist ja seda ei ole võimalik teistmoodi juhtida, kui ainult seda sisemist motivatsiooni kuidagi siis toetada, eks ole, kui see üldse võimalik on. Nii et kedagi otseselt, siin peavad olema inimesed ise juhtivad ja kui nad ei ole ise juhtivad, ennast juhtivad, siis ütleme nii, siis võib-olla see ei ole ülikool nende jaoks see koht. Et siin sa pead olema ennast juhtiv, ise ennast juhtiv inimene ja sisemise motivatsiooniga. Ja meil on siis nagu ka kloostris, eks ole, on see kloostri juht, kes on see vaimne juht, kes annab nõu, räägib, lohutab, toetab. Kuidas sa juhina oled arenenud nende aastate jooksul? Ma ei tea seda peavad teised ütlema, kas ma olen arenenud või mitte, aga ma arvan, et ma olen samas stiilis, on see juhtimine toimunud kogu aeg, eks ole. Et ma ei ole üritanud väga kedagi kusagil otseselt nüüd sundida millekski. No, ma päris sellest pole pääsenud, aga ma ikkagi kasutanud ja kamandanud ja sellist juhtimisstiili ma väga ei praktiseeri. Ma ei saa öelda, et ma üldse seda pole pidanud tegema, aga erand kinnitab alati reeglit, eks ole. Püüan vältida seda. Aga mis on olnud selline võib-olla sinu enda jaoks kõige suurem edulugu juhiks olemise juures? Jah, ma ei oska seda tõesti, ma kuidagi oma juhi rolli ei tähtsusta seda võrd, et ma kuidagi seda lahutaksin oma teadlase rollist või õppejõu rollist, eks ole. Aga siis sõnastan kohe ümber, et teadlase rollis, mis on olnud selle sinu enda jaoks kõige suurem võit? Iseenda jaoks? Iseenda jaoks? No ikkagi võib-olla ma nagu kõige suuremad võidud on seostatavad sellega, kui sinu õpilased kaitsevad näiteks doktoritöö. Seda sa tunned nagu töövõiduna ikkagi, et kui keegi on aidatud doktoritöö kaitsmiseni, et see on nagu, tundub mulle, et vast see on see töövõit. Ja muidugi, kui ka väga õnnestub mõni artikkel, mis pälvib suurt tähelepanu rahvusvaheliselt, ütleme nii, seda saab ka kindlasti töövõid. Noh, ka sageli ongi doktoritöödega ka seotud. Doktorandid on sinna alati kaasatud. Nii et eks need on need töövõidud, jah. Mingit suurt avastust minul välja pakkuda ei ole. Epidemioloogia on selline valdkond, mis ei paku väga selliseid glamuurseid avastusi, eks ole. Aga tema kasutegur, ma julgen öelda, on vaatamata sellele suur. Kui epidemioloogiast rääkida, siis paratamatult peab rääkima ka vaktsineerimisest. Ja tänapäeva olukord vaktsineerimise osas on selline, nagu seatakse kahtluse alla karja immuunsuse teooriat. Et milline on sinu või teadlase tänapäevane vaade kõigele sellele antivaktsineerimise suunitlusele ja suunale? Jah, see on väga raske küsimus, jah, väga keeruline küsimus. Et miks see niimoodi läheb? Noh, mingis mõttes see on inimpsüühika küsimus, et kui me ei näe mingisugusest tegevust otsest kasu, siis meil hakkab nagu huvi selle vastu kahanema. Kui seda vaadata, igasugune ennetustegevus on selline väga raske, on seda hoida nagu seda taset kõrgel. Või seda sama bioturvalisus, taseme hoidmine on keeruline asi, ta kipub ajas ikkagi alla minema inimestel. No ma ei näe seda otsest kasu, no miks ma pean siin alati neid saapaid pesema ja käsi desinfitseerima, eks ole. Sama vaktsineerimisega, no miks ma pean, kus need leetrid on? No, ma ei näe neid leetreid mitte kuskil, mitte kusagil, eks ole, keegi ei haigestub. Aga nüüd ma kuulen, aeg-ajalt tekivad ühel inimesel miljonist tekivad kõrvalnähud ja sellest kohe kirjutatakse ja räägitakse, eks ole. Ja seda ma kohe tean ja näen. Ja tänapäeval on
ju ka see informatsioon liigub Mhm. tänu sellele meedia eripärale, mis meil, see informatsioon liigub, igasugune negatiivne informatsioon kohe liigub läbi igasuguste kanalite ja inimesed, sa pigem näed seda, et tõesti, vaata, vaktsineerimisega kaasnevad ainult kaasnähud, kõrvalnähud, aga kasu, kus see kasu on, eks ole, seda kasu kuidagi ei näe ja seda kuidagi ei tunneta. Ja siis tekib selline skepsis, hakkabki skepsis kuhjuma ja kui inimese, noh, ja nüüd on see üldine, üldine maailmapilt. Me ju teame, et me väga spetsialiseerume ja meie maailmapilt muutub kogu aeg ahtamaks ja ahtamaks, ahtamaks. Justkui mulle tundub niimoodi, et me oleme kõik jube suured spetsialistid omal alal ja meie üldine maailmapilt muutub ahtamaks. Eks ole. Lisaks Ja need kõlakojad ju, mis tekivad, eks ole, et kui mingi teema huvitab, siis sa lähed sinna rohkem sisse, sa näedki ainult seda, täpselt see, mis sa ise ka ja, rääkisid, aga mis see sotsiaalmeedia mõju, mida ma näen, on see, et mida rohkem sa vaatad ühte konkreetset content'i, seda rohkem sulle see ai algoritm seda ette söödab ja siis sa jäädki ja hästi kitsaks oma vaadetes, sest et kõik, kellega sa suhtled, justkui nõustuvad või toetavad juba sinu maailmavaadet. just nimelt, et See kuna on mu väga suur üldine probleem. maailmapilt on ahtaks jäänud, mul on nagu üldteadmised on jäänud kitsaks, siis ma järsku hakkan mingisugust kanalist saama mingit infot ja ma hakkangi seda usaldama, see ankurdatakse minu ajus, eks ole, mingis mõttes. Ja seda enam ju tegelikult inimene satub paanikasse, kui ta satub keskkonda, kus on vasturääkivused, kus on inimesed, kes on teist arvamust ja julgevad seda välja öelda ja siis tekivad sellised nagu põrkumised, millega inimene tegelikult toime ei tule. jah, Ja ma näen, et ega ülikoolis ka loomulikult on alati selliseid huvitavaid põrkumisi ja kui ma tohin puudutada, siis mulle kohutavalt alati meeldis kuulata, kuidas sina ja härra Orro omavahel suhtlete. Et teil on nagu alati niisugune hästi energiline sõnadevahetus, et kas ta on siis nagu see sõber või ta on ikkagi vihavaenlane? no ma arvan, et me oleme ikkagi sõbrad ja meil on lihtsalt väga, meil on maailmast, kui me räägime maailmast laiemalt, siis mõnevõrra erinev arusaamine maailmast, aga me ei põrku, meil on ka väga huvitavad diskussioonid teaduse küsimustes aga teaduslikes küsimustes, aga siis jah, et no vot nüüd ongi, et miks see skepsis süveneb meil ühiskonnas, et see on üks, seesama, inimesed on, neil on infot väga palju kättesaadavat samal ajal, eks nad kõik saavad midagi kontrollida, kuskilt internetist mingit infot kontrollida, aga nad ei ole allikakriitilised, eks ole. Ja ega nad ei võta ka ju vaevaks mitte allikat, aga üldse seda infot kontrollida, sest et just nimelt. tihtipeale keegi tädi Maali kolmandalt korruselt midagi ütles ja kuidagi see jääb sulle külge, sest et ta tuli niisugusel passiivsel ajal, kus mõte ei genereerinud, noh, ei olnud selles töös, kus ta mõtleb pingsalt mingile asjale ja see, mis Maali ütles kolmandalt korruselt Maali ütles, see jääbki, see kuidagi nagu imbub sinusse ja see on tõde. Ja minu arust vot jah, see on probleem, jah, et sellised kontrollimata allikas on justkui ekspert ja see jääb, see uskumus just. jääb. Ja see, mis on veel, et nemad alati esinevad kindlas kõneviisis. Need eksperdid, need pseudoeksperdid esinevad kindlas kõneviisis, aga teadlane ei saa esineda kindlas kõneviisis. Teadlane saab öelda, on suur tõenäosus, Mhm. väga suure tõenäosusega, see on nii, eks ole. Meil ei ole tõendeid, et oleks teisiti. Meil on tõendid, et see on nii, eks ole, meie väljendusviis on selline. Ja siis me jäämegi alla oma selles väitluses, kui üks ütleb, aga nii on. Ei anna ju konkreetset vastust, et kõik on ikka jah, oleneb, oleneb, millisest vaatenurgast vaadata, oleneb, millega võrrelda, aga need on asjad, mis noh, juba läheb liiga keeruliseks, eks ole. jah. Et tahetakse neid lihtsaid vastuseid ja siinkohal ma teen kohe väikese reklaami, mis ei ole sponsitud, aga imetore raamat Factfulness, et kui räägime faktidest, see on küll inglisekeelne, niisugune pisike raamatukene, ülihuvitav. Just seal on nii vaktsineerimisest kui ka kõigest statistikast. Mhm. Et see on see, et ma lugesin seda raamatut ja Arvo, ma mõtlesin teie peale. Mhm. Et soovitan soojalt, et siis mul tuli jälle see teadmine, et miks on see statistika oluline, et miks on epidemioloogia oluline, et miks me peame vaatama arve hästi erinevate nurkade alt ja peab olema kogu aeg niisuguse kriitilise mõtlemisega, et ega arvud ka alati
iga statistiline olulisus ei ole statistiline olulisus, ütleme niimoodi. ei ole tegelikult nii-öelda Oluline. bioloogiliselt oluline. Jah, täpselt. Jah, Statistiliselt oluline, aga ei ole bioloogiliselt oluline. Et seda jah, peab alati, siin peab olema sinu bioloogilised teadmised alati kaasas, et epidemioloog, parim epidemioloog on see, kellel on ikkagi ka bioloogilised teadmised juures, juurde panna. täpselt, Või ta täpselt. peab kasutama abi, et neid tõlgendada, neid arvusid. Sest arvud kunagi ei valeta. Arvud räägivad alati tõtt, aga me iga kord ei saa aru, mida just, nad meile arvud ei räägivad. valeta. Arvud ei valeta. Arvud räägivad alati tõtt, aga küsimus on, kas me seda tõde mõistame, mida nad meile räägivad. Mhm. Jah, Küsin edasi, et mis on tulevikuplaanid? tulevikuplaanid on ikkagi nüüd see, et hoolitseda selle eest, et minust ei jääks maha tühja auku, et mina olen juba selles vanuses, et pean hakkama mõtlema sellele, et on vaja hakata asju pakkima. Eks No ole. kas just pakkima, aga vaikselt saab kodus ju teadust edasi teha No mingil jah, määral. nii nagu on ju tegelikult meil kolleege, kes täpselt niimoodi toimetavad, et otsivad endale noore järeltulija ülikooli ja siis jääb ainult teadust tegema või ainult raamatuid jah, lugema. jah, see perspektiiv on, aga ütleme nii, et oma ütleme siis professuuri mõttes ma pean hakkama, mõtlen ikka juba aktiivselt, et mul on jäänud veel 5 aastat ja siis tuleb anda tuleb teatepulk üle anda. Kas potentsiaalne mantlipärija on juba välja vaadatud? Võiks öelda, et neid on kohe mitu, aga õnneks ma pean tunnistama, et mul on vist selles ei mõttes no, hästi. Ma saan uuringus nagu kerge alati on südamega. vaja kedagi nagu välistada mingi hetk, Jah, et ei peab et ma olema ütlen, alati natuke suurem. et epidemioloogia seeme on meil sügavale istutatud meie instituuti ja see on minu arust viljakalt arenenud siin, et meil on väga tublisid epidemiolooge, kes praegu ennast veel epidemioloogiks ei nimeta, on muudel erialadel, aga nad sisuliselt teevad väga tublit epidemioloogia tööd. Nii et ma selles mõttes üldsegi ei muretse, et järeltulevat põlve ei ole. Nii et, aga noh, vaatamata sellele, et siis kõik plaanid, mis ma täna tulevikuks teen, on ikkagi mingil määral juba seotud ka sellega, et tuleb nii-öelda sellest juhtpositsioonist kõrvale astuda. Kas see tuleb kergelt? Tuleb kergelt, ma üldse praegu hetkel ei tunne seda, et ma midagi peaksin kahetsema või et ei tahaks nagu veel kuhugi minna või ära minna või ma arvan, et me peame andma noortele võimaluse, vastasel ütleme, meie tulevik on noortes, kui me noori ei toeta ja eest ära ei lähe, siis perspektiivi ei ole. meil peab olema, meie põhifookus peab olema ikkagi alati järelkasvul, et me näeme seda, et meie järel keegi tuleb. Patt oleks mitte nõustuda. Absoluutselt õige jutt. Arvo, mul on siin saates selline tore traditsioon, kus eelmine külaline jätab küsimuse järgmisele külalisele teadmata, kes see järgmine külaline on. Ja sulle on ka jäetud üks väga vahva küsimus. Ja see kõlab järgmiselt. Kui saaksid muuta ühte asja loomaarsti hariduses, siis mis see oleks? Ühte asja peaksin muutma. Jaa, ma muudaksin ilmselt, ma ütleks sellise väga strateegilise asja, et ilmselt ma selle päheõppimise osa viiks miinimumi just nimelt selles kuna ma ise olen, eks ole, alusteaduste kureerija selles õppekavas, siis just nende alusteaduste osas, selle päheõppimise osa ma viiksin siiski miinimumini. See on need kuulsad esimesed ained, mida kõik väga armastavad, anatoomia, histoloogia Täpselt selle peale. ja biokeemia ja füsioloogia võib-olla ka sinna juurde veel, aga no jah, et ilmselt see teadmiste mass ja maht, mida me peame pähe õppima, et seda ei saa niimoodi enam õppida, nagu me täna õpime, et me õpime mingil hetkel need pähe ja siis arvame, et nüüd ongi hästi. Et me tegelikult see tuleb integreerida
nii-öelda tegelikku ellu ja, ja tegelikesse probleemidesse, millega loomaarst kokku puutub, et see oleks, ma arvan, et see nagu ja ma loodan, et me sellega jõuame ka veel tegeleda ju alles järgmiste aastate jooksul, järgmise 5 aasta jooksul. järgmise 5 aasta jooksul. Mille suurepärane vastus. Aitäh sulle. Väga tore, aitüma siis kutsumast. Mulle väga meeldis Arvo mõte, et tulevik on noorte päralt. Ja mulle meeldis ka tema mõttekäik sellest, mida peaks muutma veterinaarmeditsiini hariduses. Ja kui sul on mõtteid, siis jaga neid siia alla kommentaaridesse. Ja loomulikult, kui saade meeldib, kui tahad toetada mind ja kogu seda ettevõtmist, siis jaga, like'i, subscribe'i ja räägi sellest saatest. Ja muidugi paku mulle siia ka uusi külalisi. Mina loomulikult tänan absoluutselt iga kuulaja eest ja absoluutselt iga hea mõtte eest. Nii et anna mulle teada, mis sulle siin osas meeldis. Ja aga kohtume juba järgmine kord.